Enne kui me selle videoga pihta hakkame, on meil teile üks tähtis teadaanne. Nimelt umbes täpselt 6 aja pärast alates praegusest on meil plaanis teha esimene selline suurem üritus ehk siis meetup. Selline üritus, kus me tahame kohtuda kõikide oma vaatajatega. Kogu selle projekti ajaloo jooksul oleme tegelikult tutvunud juba väga paljude huvitavate ja lahedate inimestega, aga paljudega on ka tutvumata jäänud, nii et see on nüüd teie võimalus. See üritus toimub Sikupilli Hatsi Gymis ja see toimub sellisel päeval nagu 16. september. Laupäev. Eks kohe võtke märkud lahti, vaadake, täiesti punane triip kohe peale ja nii lihtne see ongi. Just, kui pidite algselt 16. september kell 12 ema juurde pesu pesema minema, siis sorry ema, aga poeg või tütar läheb teil hoopis Hatsi Gymi. Just, meiega trenni tegema ja aega veetma. Nii et see ei maksa teile midagi rohkem kui siis ainult selle Hatsi Gymi enda sissepääs, mis on vist umbes 2.50, ehk siis ka peaks olema väga soodne kõigile taskukohane. See aeg, mis selle ürituseni jäänud on, et hakkame me nüüd seda täpsustavat infot teile kogu aeg juurde tooma ja kes tulevad, mis täpsemalt toimub. Et see pole ainult trenn ja selline kätesurumine, vaid seal on kindlasti ka üritusi, inimesi, kes räägivad mingitel teemadel, saate nõu küsida tarkadelt tegijatelt ja kõik muu. Video alt siit descriptionist te leiate Facebooki evendi, kuhu te saate ennast kirja panna, kui te tulete. Et see on väga hea meile, kui panete attendi, et siis me teame umbes, kes tuleb, palju tuleb ja me saame arvestada sellega. Samuti ka hoidke silm peal meie sotsiaalmeediatel, Instagram, Facebook, kõik leiate siit descriptionist, et paneme sinna jooksvalt tegevusi, inimesi, infot ürituse kohta. Just, mina olen juba põnevil, aga praegu on meil plaanis minna Balti jaama Mikuga õletrenni tegema. Õlatrenn ja toome siis teile tänase trenni jooksul viga, mida õlatrennis üldiselt tehakse ja siis mis esimene võiks olla? Ma arvan, esimene viga, mis inimesed teavad, on juba algab siis, kui nad pole veel kangega mingit raskust puutnudki, ehk siis ei ole piisavalt tehtud soojendust endas erinevaid jõuliigutusi. Et õla jaoks on kindlasti vaja erinevad sellised käteringid, siis sellised rotatsiooniliigutused ja lihtsalt tehke nii kaua, kui neil tunnete, et õlg on väsinud, õlg on soe ja siis hakkab pihta. Et kui teil on õlg läheb katki, siis nagu reast ei saa mitte midagi teha, sa ei saa kükki teha, sest et õlg on lihtsalt nii tähtis asi. Ja, näiteks ma teen enda kogemusest varem ma eriti, mitte eriti, vaid põhimõtteliselt üldse rotatoritele ei teinud üldse sooja ja siis oli ka väike vigastus oli ka taga. Ma olen ise ka teinud, jah. Et selles suhtes jah, et hea, kui te enda vigadest õpite, aga parem, kui te üldse neid ei tee. Aga praegu jah, treeni koha pealt seda, et siis alustame siin pressist, et teeme siin sellist istudes ühe käega pressi. Mulle näitas seda harjutust Tanel Tamme eelmisest õlatrennist, see oli Spartas, siis paneme klipi peal jooksma. Et see on siuke ühe käega ilma selja toeta väga selline harjutus, mis ei võta ainult õlga, võtab ka siukest keskosa töösse, et pead kohe kontrollima seda liigutust. Just, et mina teen näiteks praegu seda esimest korda, et päris raske. Võtab külje värisema küll, et... et kui sa istud ja hoiad, kui sa vasakul käe teed, hoiad enda parem jalalt kinni, see on nagu parem veits. Väike trikk. Tegime ära, kokku tegime vist 3-4 seeriat, ma ei ausalt öeldes ei lugenudki ja siis nüüd edasi liikusime edasi siis nüüd esiosa juurde, et teeme natukene front raise. Siin on see, et ainuke asi, mis me teeme teistmoodi on see, et kui ma tõstan käe ette, siis ma sirutan oma peopesa ülesse poole, et sellega ma isoleerin rohkem seda esiosa. Minu arust on see, et kui sa teed ette tõsteid, aga hoiad käe sedapidi, siis nagu võtab ikkagi keskosa ka töösse, et hetkel me seda ei taha. Keskosa teeme pärast eraldi, vaid teeme niimoodi
peopesaal. Aga kuidas sul tavaliselt on, et mina näiteks tavaliselt ei tee esiosa üldse, et sa saad lihtsalt kõikidest surumisharjutusest nii palju vatti, et kas sa siis teed isoleerid ära või mitte? See on nüüd niimoodi, et ma hiljuti läksin 3+1 pealt 4+1 peale. Ehk siis mul ei ole enam nagu push day'd, vaid mul on õlgad riis eraldi. Et nüüd on juba see pikem story, et kui sul on nagu 3-ne split, siis ei peaks õla esiosale nii palju tähelepanu panema, sest et sa ju nii mõne surud vaat samal päeval. Aga kui sa teenid õlga eraldi, siis ma arvan, et võiks ikkagi esiosale kanda natukene. Võt siuke lugu. Väga. Käsil on? Nii, käsil on meie 3. harjutus, mis on siuke, ütleme, võin öelda, et see on minu arust kõige nagu suurem baasharjutus õlale, nagu minu jaoks, ma ei tea, teen kõige rohkem seda kõrvale tõstud. Ja ma usun, me jõuame äkki ka teise suure vea juurde, mida inimesed jõusaalis teavad. Ma arvan ka, jah. Ehk siis tegelikult, kui ma ütlen ausalt, siis see harjutus on olnud minu jaoks, kui ma alustan trenni. Ma põhimõtteliselt sain mingi 5.–6. kuul nagu õige tehnika kätte. Et inimesed teed seda väga alasti. Üks klassik on see, kui naised teevad seda harjutust, siis nad teevad niimoodi. Ehk siis nagu põhimõtteliselt tõstad ainult oma kätt nagu. Kui raskus läheb nagu vastu gravitatsiooni, siis see tõuseb niimoodi käsi sirgena. Alles siis see mõjub siia. Et kui te tegite seda harjutust niimoodi, siis proovige ümber hüppida. Kindlasti see viga, et ikkagist küünarnukid peaksid olema üleval ja keha võimalikult vähe kaasa harata. Teinekord niimoodi natukene cheatida vaata on okei, aga enamjaolt peaks harjutus ikka puhas keskmas ilusti ära isoleerida. Võt nii. Siis teeme siin kaabliga keskosa praegu ja tegime väikse sellise vembu või krutski juurde, et selle asemel, et kaabel liigub siis sul jalgade eest või siis tagant, tegime niimoodi, et ta liigub sul jalga vahelt, et kõik strateegilised kohad on selles mõttes nagu kaitstud ja kõik on safe, kõik on timm ja väga hea tunnetus on, et ma olen seda nüüd paar viimast trenni teinud. Sa vist tegid nüüd esimest korda, et kuidas ma ütlen, et ma nagu ka vist ilmselt muudan selle ära, et kui sa tavaliselt ikkagi kas teed eest või kõrvalt, ikka mingi krudin on siin sees, vaata, aga nüüd oli siuke pain free, vaata täiesti. Siis mul näiteks oli varem see, et kui ma tegin selja tagant, mul oli tagumik ette. Ma ei tea, kas... Trunk in the trunk. Räägime ära ka teile siis 3. vea, mida inimesed teevad siis õlatreenimisel. Ja sellena ma tooks välja selle, et õla esiosa saab väga tihti nagu mõttetult palju koormust. Toome näitena näiteks, kui sul on push day, kus sa teed õlga, rinda ja triitsa, teed ühes trennis, sul on enamus harjutusi on suruvad ja kui sa surud midagi, sul kõik see mõjutab õla esiosa. Ehk kui sa teed tema rinnadus ära surud, siis nagu tuleb 2 korda mõelda enne, kas teed järgmisena ka veel mingi õlalt surumise ette tõstad, et pole mõtet õla esiosale anda nagu liiga palju mahtu. Supersetime 2 harjutust, kõigepealt face pullsid ja siis kohe, kui seeria lõpetad, lähed siis ette kallutatult kõrvale tõsted tegema. Et selline decent siuke super seeria. Boonustipina. Boonusnumbrina. Tooks selle välja, et... Ärge tehke sitta. Ehk siis ärge kõndige kätel mingite 4 hantli peal. Treening lihtsana, et selleks, et ilusat ümmargust õlga luua ei ole mingisuguseid X-harjutusi. Et kui te näete, et mingi fitness-iidol teeb tipse mingi 18-10 kettaga ja asju, et seda ei ole vaja, et õlg ilusaks ja suureks saada, vaid lihtsalt mõistlik maht, korralik ilus treening, hea vorm ja kõik on nagu... Selle koha pealt hakkab meil ka tegelikult see tänane trenn läbi saama, et nagu me oma video alguses mainisime, siis märkige omale 16. september laupäev
Sikupilli HC Gymis ära, sest on meet-up. siis on meet-up, saame kokku, teeme pulli, teeme koos trenni. Võib-olla sööme pärast kooki, võib-olla sööme hoopis kana, kes teab, aga Võib-olla lähme afterpartile. võib-olla. Näeme juba järgmises videos. Olgu, tšau.